Tartu on Eestis suuruselt teine linn ja siin elab üle 100 000 inimese. Tartu mapil on punasel põhjal linna sümboliseeriv müüristik 2 torni ja väravaga, mille kohal on ristatud Tartu piiskopkonna kaitsepühakute atribuudid, Peetruse võti ja Pauluse mõõt. Emajõgi. Tuntud ka kui suur Emajõgi on Eesti üks suurimaid jõgesid. See voolab rahulikult. Tartu Kaalsild, tuntud ka kui jalakäijate sild või betoonsild. Silla ehitust alustati 1957. aastal ja kestis 2 aastat. Silla projekt valmis aastal 1870. Kaarsild on ehitatud endise kivisilla kohale, selle kaldasammaste fundamentidele. Kuni silla valmimiseni vedas inimesi regulaarselt üle jää pikk sõudapant. Peomkiriku ehitamist alustati tõenäoliselt 13. sajandi 3. veerandil. Selle täiendamist jätkati kuni 16. sajandi alguseni. Viimasena valmis Peomkiriku torn. Kirik pühendati Peetrusele ja Paulusele. 16. sajandil oli Toomkirik Ida-Euroopas suurim kirikuhoone ja tellis ehitamine. Viimaseks suuremaks muudatuseks on Toomkiriku tornide renoveerimine, mis järelneb 2005. aastal avati tavakülastamine. Indi sild on sild Tartus, mis asub Toomemäel. See valmis Johann Wilhelm Krausi projekteerimisel 1816. aastal, aga praeguse kuju sai sild 1836. aastal Tartu Ülikooli ehituskunstiprofessori Moritz Hermann von Jakobi kavandi alusel. Samal aastal valmis Toomemäel ka teine sild, mis heledale inglise sillale vastandades sai rahva suud hüüdnimeks Kuradisild, sest see oli tumedam. Kuradisild on tume sild Tartus Toomemäel, mis ehitati roomanate dünastia 300. juubeliks aastal 1913. Ka sellel sillal ei teata, kust nimi tuli. Ühe teooria kohaselt nimi võib pärineda vastandusest läheduses asuva heledama inglise sillaga. 24. juunil aastal 1865 asutas Johann Voldemar Jansen Tartus Vanemuise selts. 1869. aastal organiseeris Vanemuise selts Tartus esimese ülemaalise Eesti laulupeo. 24. juunil 1870. aastal Vanemuise seltsi 5. aastapäeval kanti Tartus ette Lydia Koidula näidend Saaremaa monopool. Seda päeva loetakse Vanemuise teatri ja kogu Eesti rahvusliku teatri sündimise päevaks. Hetkene teatrijuht on Toomas Peterson. Vanemuisel on 3 teatrimaja. Tuntumad on muidugi Vanemuise suurmaja ja Vanemuise väikemaja, aga on ka Sadamateater, mis asub Emajõe kaldal. Tartu Ülikool on Baltimaade ainus ülikool maailma 3% parimate ülikoolide seas. Tartu Ülikool kuulub veel maailma 1% kõige tsiteerituma ülikooli ja veel 20 Tartu Ülikooli teadlast kuulub 1% maailma enim tsiteeritud teadlase hulka. Ülikool ise asutati 1632. aastal Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt. 1919. aastast oli see esimene eestikeelne ülikool. Ahaan teaduskeskus, mis loodi 1. septembril 1997. aastal Tartu Ülikooli projektile ja tegeleb teaduse populariseerimisega. Ahaan tegutsenud 2000. aasta algusest ka Tartu Tähetorni ruumides ja 7. mail 2011. aastal avati Ahaa uksed külastajatele enda majas. Praeguseks on Ahaa üritusi külastanud rohkem kui 1,7 miljonit inimest, sealhulgas palju turiste. Aastatel 1820–1839 töötas Tähetorni direktorina astronoom Friedrich Georg Wilhelm Struve, kes 1835. aastal määras esimesena tähekaubuse maast ning tegi kindlaks ka tuhandete kaksiktähtede positsioonid. Niimoodi viis ta Tähetorni teadusajalukku. Ta muretses ka Tähetornile tolle ajas suurima Fraunhoferi refraktori. Tema jaoks on postitatud monument Tähetorni juures. Biomeedikum on ühelt poolt Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ainete õppehoone ja teiselt poolt kaasaegne teaduskeskus. Hoonel on 4 põhikorrust pluss soklikorrus ja tehniline 5. korrus. Üldkasutuses on 175-kohane ringauditoorium ja 2 väiksemat 70 ja 30 kohanest auditooriumit. Paarkümmend väiksemat seminariruumi, samuti on esimesel korrusel eriala raamatukogu.
See avati aastal 1999. Keemiahoones on pindala üle 12 000 ruutmeetri, millel paikneb 4 suurt auditooriumi, tipptaseme teaduslaborid, õppelaborid, eriala raamatukogud ning ka kohvik ja muud ruumid. Keemikumis saab tööd teha ligi 300 teadlast ja doktoranti ning saab õpikeskkonnaks ligi 600 üliõpilasele. 1811 asutas professor Christian Frederick Deutsch ülikooli sünnitusabikliiniku juures ämma-emandate kooli, millest kujunes Tartu tervishoiu kõrgkool. Kaitseväe ühendatud õppeasutused on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi Kaitseväe juhataja alluvuses asub ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis. Eesti Maaülikool teeb rahvusvahelisel tasemel õppe-, teadus- ja arendustöö kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades. Eesti Maaülikoolis õpib ligi 5000 tudengit, ülikoolis töötab ligi 1000 inimest. Tartu keskuseks on olnud sajandeid Raekoja plats, mille ajalugu ulatub muinasaega. Arvatakse, et juba tollal kujunes asula peamiseks kauplemiskohaks ala, mis ühendab Emajõe äärset sadamat ja Toomemäel paiknevat linnust.